Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere tulemast kuulama Autotunni kogu ajaloo teist saadet. Meil on hea meel, et meie oleme eetris ja hea meel, et meil on tohutu hulk kuulajaid. Mina olen saatejuht Henrik Roonemaa Geeniuse portaalist ja ma muide asendan Autogeeniuse tavapärast saatejuhti, kes tegi eelmise saate, Ants Lõugast, kes on puhkusel. Ja meiega koos on Autogeeniuse toimetaja Tarmo Tähepõld, tere! Tervist! Ja Autogeeniuse ja üldse Eesti tehnikaväljaannete teeneline kaasautor Glenn Pilvre, tere! Tere! Me räägime tänases saates rongiõnnetusest ja sellest, kuidas endale purjus peaga kogemata terve rong liisingusse võtta. Me räägime Dacia Dusteri eestlaste lemmik odava auto uuest mudelist. Vaatame ühe väga kalli Nobli elektriauto uut mudelit ja tuleb välja, et Eestis kõigest mõne 1000 euro eest kuus saab endale nüüd Porsche rentida, kes tahab. Saate teises osas ehk sõiduproovis räägib Glenn sellest, kuidas ta käis sõitmas uue Nissan Leaf elektriautoga ja meie katsume siis teada saada, miks see peaks üldse kedagi huvitama. Ning kolmandas osas võtame ühe Autogeeniuses ilmunud arvamusloo, mis oli kuri arvamuslugu sellest, et autodes on liiga palju elektroonikat ja küsime ja arutame, siis katsume kuidagi selle üle arutada, et miks see nii on ja kas see peab nii olema, aga lähme saate juurde. Nii, hakkame siis saatega peale ja saate esimeses osas uudised nagu juba tavapäraseks saanud eelmise saate jooksul. Meil on hea öelda, 2 saadet on siis, on teine saade üldse meie ajaloos, aga rongiõnnetus oli vist, kas oli veebruaris see, kus Tallinna lähedal? Ja. Kulnas. Kus veokijuht ei pannud rongi tähele. Oli ka purjus. Ühtlasi oli ka natukene võtnud ja kokkupõrge oli nii tugev, et rong lendas rööbastelt ja täiesti imekombel, kes on pilte näinud, pääses ka veoauto juht esialgu kerge ehmatusega. Ja see mõttes, et kõik pääsesid eluga, eks ole, et seal ju hukkunud ei olnud, aga nüüdseks on siis need õnnetuse kahjud kokku löödud 1,2 miljonit eurot ja kindlustusselts täiesti rahumeeli teatab, et kuna veokijuht oli alkoholijoobes, siis nad nõuavad selle kahju temalt sisse. 1,2 miljonit. Ja ma ei mäleta, kas see oli Eesti, meil on need politseijuhid seal Twitteris väga aktiivsed. Minu meelest keegi neist tweetis juba, kui see uudis mõni nädal tagasi tuli, et vist läheb nii, et siis tweetis, et vau, on igast asju purjus peaga tehtud, aga et sa võtad rongi liisingusse, et see on ikkagi nagu klass oma. Ta ei pruugi võtta liisingusse, ta võib selle ka välja osta kohe. Seda tingimus ei ole. Käib raha välja, et palun mulle üks oranž rong. Intresse maksma ja kõik on ju parem. Ja et sa vist ei saa seda rongi endale pärast, et juhul, kui sa selle 1,2 nüüd välja käid, et kas sa võiksid selle katkise rongi omal hoovi peale tõsta või mitte? Me saime ka teada, palju rong maksab. Tegelikult me ei tea, sellepärast, et seal olid erinevad variandid, et mis selle rongiga edasi saab, et kas, et kui katki ta on, et seda pidi hakatama nagu uurima, et kas ta läheb remonti või ostetakse uus. Ma arvan, et see on remondiarve. Ma ei usu, et mingi tühise 1,2 milli eest saab terve rongi ja ei muidugi on tegelikult ikkagi jabur, et see pöörati vähemalt praeguse seisuga siis selle veokijuhi nagu taskusse, kus seda raha ilmselgelt ei tule, sest kui tal tõesti see tasku nagu põhjatu ei ole. Et kui nagu päriselt tahta raha, siis võiks seda küsida ikkagi neilt, kelle raha on. Aga see on ju seaduslik, see mõttes, et ega siin ei ole midagi kobiseda kellelgi. Ei, seaduslik ta võib-olla on, aga pikas või ütleme sellises nii-öelda päeva lõpuks tahaks keegi saada nagu raha. Muidu kui me mäletame siin ka erinevaid juhtumeid, kuidas inimestelt nõutakse suuri rahasid ja siis iga aastal tuleb 8 eurot sinna juurde, et siis see võib-olla ei ole kõige konstruktiivsem. Me oleme saanud ühe Aavo viiuli endale juurde riiki. Neid on ilmselt veel, aga ma ei tea, mis selle, meil oli ka lugu, et helistasime siis selle veofirma juhile, mitte autojuhile, vaid firma juhile, eks ole, kelle alluvuses ta töötas või töötab isegi siiamaani. Ja küsisime, et mis nüüd saab teie arvates ja tema laiutas ka käsi ja ütles, et ma ei tea, et ilmselgelt ju sellel veoki juhil ei ole 1,2 miljonit kusagilt võtta ja ei hakkagi kunagi olema, et tõenäoliselt eraisiku pankrot ja siis nii nagu edasi läheb, aga siis ongi mingisugune raha, mida ta justkui peaks maksma mingisuguse aja jooksul kuni
siis umbes järgmised 1000 aastat, eks ole. no põhimõtteliselt küll jah. Noh, ma saan aru, et sa ütled, kui tahta raha, et me peaks kuskile et vaata sinna, kus on, aga ega me ei saa, sama hästi võiks siis tulla sinu minu käest seda võtma, et me ei ole üldse seotud selle küsimusega ja see mulle aga no siit moraal on ikkagi see, et tasub siis meelde tuletada, et kindlustuses on selline klausel, see on siis liikluskindlustus, et kui sa oled natukene tarbinud asju, siis pärast seda kindlustus enam sinu tegusid ei hüvita. Just, et see on selline joobes inimese bravuur, et küll ma juba ära sõidan ja ma olen ju kogenud sõitja, mis ikka juhtub, aga tihti ei mõelda sellele, et kui midagi juhtub, siis ilmselt kõige hullem ei tarvitsegi olla see politseitrahv, mis sa saad, mis on võib-olla paar tuhat eurot raskemal juhul, vaid see sama, et sõidad kellegi kalli mersu tagaotsa maha ja järgmine päev on sul 30 000 arve. Ehk et siis me räägime siin, teadupärast on tollest 2 kindlustust, eks ole, et see on siis just nimelt see nii-öelda kohustuslik ehk liikluskindlustus on siis 3. osapoole kindlustus, mis siis ei kehti, kui sa oled mina muide arvan, ma nüüd ei ole tõsi nii põhjalikult selleks saateks ette valmistanud, et ma oleks kasko tingimusi lugenud, aga ma arvan, et kui sa oled purjus, siis ei kehti üldse mitte miski. No vaat see on nüüd jah, Iisult juba igaüks võib oma lepingut nüüd lugeda. Jah, aga ma nagu heidan teile kinda, et minge, kirjutage, sõitke omal autol külg maha ja minge kirjutage sinna kasko sellesse aruandesse, et olin täis. Vaata, siin on 2 asja veel, et kasko on ikkagi see, mis on nagu sinu kindlustus. Ehk et kasko maksaks nüüd sellest tingimust just kinni selle veok, eks ole, aga me räägime just nagu sellest nii-öelda 3. või sellest. Muide, see on ju tegelikult, sul on huvitav point, et keegi peab veoki ka kinni maksma. Ja tõenäoliselt kui seal oli nüüd kasko, eks ole, või mingid muud sorti kindlustus, siis ma arvan, et see kaskoga seda kaskot kindlasti ei huvita, firma juhi käest, et juht oli purjus. Jah. No keeruline, et see juhil võib see 1,2 miljonit vist võib-olla isegi mitte viimaseks nõudeks jääda. Ja, ta saab ka oma veoki osta. Aga ei kaskokindlustuse tingimustes mina sügisel tutvusin nendega ühe loo tõttu ja on kirjas küll jah, seesama, et purjus peaga ei tohi sõita ja mingid asjad. Jah, et olge inimesed ettevaatlikud, kui teid ei huvita ühiskondlikud normid ja seadused, siis äkki oma rahakott on ikkagi piisavalt kallis, et ärge sõitke purjus peaga. Jätma hommikuse selle konjaki joomise järgi, et nii ei ole kasku ette. Jah, no me siin küll naerame, aga tegelikult teema on ju tõsine, et ja see on lihtsalt meeldetuletus, mille üks mees kahjuks peab nüüd kinni maksma, et kõik Eesti napsusõbrad saaksid pildi ette, et mis võib juhtuda. Hea küll, vahetame teemat. Tarmo tuli Lätist. Räägi, kuidas Lätis elu on? No, kuna siin vaatan aknast välja, paistab päike, aga Lätis oli 2 päeva laushall ja lausvihm. Sa käisid kuurort linnas, sa käisid Jurmalas. Jah, kas sa kohtusid Raimond Paulsiga? Ei, Jurmalas oli elu väga vaikne, aga me lõime Jurmalasse elu sisse, sest meil oli seal hotell ja hotelli ees olid 20 Dacia Dusterit. Vau, see on ikka täitsa luksus ju. See oli minu esimene kord minna sellisele suurele autoesitlusele välismaale. Tavaliselt glamuur näeb ette, et Lõuna-Itaalia, mägiteed, Ferrarid, seekord siis Dacia Duster ja Riia. Glenn, mis on sina oled käinud, et mis tuleb sul kohe meelde kõige vingem autoesitlus, kus sa oled, või siuke reis, kus sa oled käinud? Ei, mul tuleb muidugi meelde, jah. No räägi. Ma tegelikult hakkasin rääkima just, et Dacia Duster sobib võib-olla Riiaga väga hästi. Jurmale. Aga ma ei ole käinud, teab mis palju üldse autoesitlustel, aga olen käinud kunagi hoopis Nokia esitluse raames sõitmas näiteks Lõuna-Saksamaal Porschedega 2 päeva. Mis oli ilmselgelt vähemalt teoorias nagu võib-olla ägedam kui Dacia Dusterga Jurmale. aga ilmselt on ka seal omad võlud kindlasti. Ei, selles mõttes, et jälle natuke sai nalja tehtud, aga tegelikult oli väga korralikult tehtud üritus. Igal ajakirjanikule jätkus põhimõtteliselt oma auto, et sa ei pidanud veetma pool päeva kellegi tagaistmel. Sõideti Jurmalast läbi Riia linna track 333-le, mis on selline sõidukeskus, kus on ringrada, päris korralik off-road rada ja lisaks on ka ümberkaudsetes metsadesse sisse sõidetud üks proovilõik. Ja jaotati ilusti gruppidesse ilma igasuguse rahvaste sõpruseta, eestlased, lätlased, leedukad. Nii, 4 eestlast Dusteris? Ühes Dusteris või 4 Dusteris? Tehti, et esimene grupp läks ringrajale, teine off-road ja 3 metsa ja siis vahetati. Ütleme, et ringrada, tehti seal põdra testi, et see võib-olla oli kõige igavam, et mis see ikka. Need juhi abid
vähesed, mis taat seal peal on, toimisid piisavalt, põdrast saime mööda, ümber ei läinud. Et sellist maailma raputavat kogemust ringrajalt ei tulnud. Võin teile kinnitada, täpselt nii igav auto, kui sa eeldad, see auto ringrajal ongi, aga Dacia Dusteriga ringrajale, ringraja autoks ei maksa osta teda, jah? Aga kui mindi off-road rajale, mida ma ei ole oma elus väga palju teinud, aga ma võin täiesti kindlalt väita, et kui ma näeksin selliseid tõuse ja roopaid, nagu meile seal vastu vaatas, siis ma pööraksin tagasi. Kui mul ei oleks instruktorid kõrval, ma satun, lähen seenele, mõtlen, et kas ma sõidaks siit sihi pealt sisse ja kui ma näeksin selliseid tingimusi, siis ma ei läheks. Aga meile öeldi, et nüüd lähme. Nelikvedu, kõik seal nõlvast laskumisabid, traction kontroll ehk siis veokontroll võeti maha ja täiesti uskumatult läks läbi. Et oli kaasas Eesti ajakirjanikke, kes on kogenumad sellel alal ja nemad ütlesid, et nii mõnigi suurem autofirma oleks oma linnamaasturi testis sellel hetkel mõelnud välja ilmselt mingi vabanduse, miks me täna seda rada ikkagi sõitma ei lähe. Sest sadas ladinal vihma, see oli sellise nagu karjäärimäe peal ehitatud, et tekkis paks püdelliiv ja oli veenev. Ma ütlen, minul on üks lähisugulane, kes kaalub tõsiselt Dacia Dusteri ostu just raskete tingimuste pärast ja aga alustame algusest, sa olid ikkagi seal sellepärast, et see on uus Duster. Jah, see on uus. Vana Duster oli Eestis ju suhteliselt popp, eks ta oli sellepärast, et ta oli odav maastur. Just, ja ta on jätkuvalt, ta ei ole hinda tõstetud. Kõige kallimaks, mis oma Dusteri saad ajada esinduses, on 19 500 eurot. Kõikide lisavarustustega, mis põhimõtteliselt. Ja algab alla 10 000, eks ole. Aga siis ei saa, uksed saad, aga... Uksed saad, aga aknatõstukid ei saanud. Nelikvedu on tal alates 12 500. No, et ikkagi väga hea hind ju sellise auto eest. Aga mis sina sellest Dusteri asjast arvad? Ma ei arvagi rohkem midagi, et on ilmselt, kui sa tahad praktiliselt odavat maasturit, nagu me kuuleme, mis hästi veel raavist üle ka sõidab, siis on ta ju hea variant. Ta on lihtsalt nii lõputult mõistlik auto kõikidel nendele, kes nagu ütlevad, et auto on tarbese ja ei ütle seda nagu selle poosi pärast. Vot on paljud inimesed, kes ütleb poosi pärast ja lähevad ikkagi ostavad oma 40 000 eurose tarbeseme. Aga kui sa tahad ilmselt linnas sellega nagu poosetada, siis ei ole seda mõtet osta. Seda on ikkagi mõtet osta siis, kui sul tõesti nagu sa ei taha auto peale kulutada ja sul on vaja kusel mudas mütata ja sul ei ole üldse vahet, kas seal palk kukub katusele. Okei, aga teeme siis nagu, kui meil on praktiline saade, et teeme kuulajatele selle nõuand, et kui te mõtlete praegu, et kas osta Dusterit, nii pange pausile see saade, minge õue. Vaadake ringi, lugege koduloomad üle. Kui saate alla 5, ei ole mõtet osta. Kui saate üle 5 kodulooma, võib juba hakata mõtlema. Ma ütleks, et isegi sellega saab ka linnas sõita väga hästi, aga mitte poosetada kindlasti. Aga mis pointi tal linnas on? Seesama, miks sul ostad 2 veoga, aga sa saad natuke kõrgema väljavaate. Kui sulle meeldib kõrgel istuda, kui sulle meeldib asju panna autosse niimoodi, et sa ei küüruta odava raha eest kõrgel istuda, tükk auto. Ütleme nii, et kas sa ostaksid sellise autot linnas? Ei, mina ei ostaks, aga mina ei ostaks seda teistel põhjustel, sest ma lihtsalt, kui ma ikkagi käin juba 5-kohalise summa auto eest välja, ükskõik kas otse või liisingus, siis see kogus nagu plastikut, mis sul seal autos. Ja need ikkagi kajastub see hind. Täiesti, see on täiesti kindlasti on näha, et see ongi soodne auto. Aga mille poolest see nii-öelda praegune versioon on parem kui eelmine versioon? Ta on, kogu see plastik on natuke ikkagi edasi arenenud. Uuem plastik. Kui tõesti, seal oli kohal ka üks vana ja on võimalik teha väga odavast ja plastikust autost natukene parem. Aga no seest oli, kui me veel sellest räägime nüüd 30 sekundit, et seest oli ta nagu ka mugav ja see oli tore nagu olla või oli seal nagu halb olla? Kuidas ma üritasin seda võrdlust tuua, et kui sul on näiteks koju, et sa ostad selle kõige lihtsama laminaatmööbli, mis on, sa saad siin asjad ju sisse panna, aga iga kord sa käid mööda ja vaatad, et mõnus ei ole. Selline hea praktiline auto siis. Väga praktiline auto, minge kindlasti vaatama, kui teid see plastik ja kõik see ei häiri, siis jumala eest ostke. Mis tal konkurendid, kas tal on üldse nagu turul sellist, mida siis nagu veel valida? Kas mingid Škodad hakkavad allapoolt vastu, aga Škoda on ikkagi juba märkimisväärselt või mingid prantslased? Kõik tavalised linnamaasturid hakkavad sealt hinnas, kus Dacia Duster lõpeb.
On ka, ma tean, et Suzuki on vist selline firma, kes toodab tegelikult. Mina leidsin Suzuki Vitara, mis võiks olla. Täpselt, mis on ka sellises klassis, et ta on väga nagu hea hinnaga, aga tegelikult on 4 vedu ja kõik muud. Aga ta on ka põhimõtteliselt ka aiatraktori moodi auto. Ega ta ei ole ka, teab mis nagu luksusautod ei ole. Hea küll, aga tegelikult nali naljaks, aga ma arvan, et sellel Dusteril tegelikult on ikkagi koht Eestis täitsa olemas, et ongi hulk neid inimesi, ma päriselt kujutan ette, et kui ma läheks praegu õue ja loeks oma koduloomad üle, neid oleks üle 5 ja ma ei taha auto eest maksta palju ja mul on vaja seal porises sõita, on ju. Ja ta läheb mustaks ja võib-olla saab mingi oksaga kuskil kriimu ja miks siis mitte? Mida ma siis ostan sinna? Garantii on 5 aastat või 100 000, et lõpuks on Rimac, ehk siis tegelikult me pidime rääkima Genfi autonäitusest, aga seal Tarmo ütles, et rohkem ei ole midagi rääkida, Rimac oli teinud kihvti auto. Ma muidu parandan siin, tegelikult on õige öelda Rimats. Rimats või? Rimats, jah. See on auto, mille nimi on Mats. Ja Rimats, see on see lõpus, kõik teevad seda viga alati, jah. Ega ta K-ga ka paremini kõlas, eesti keeles on ju öeldakse Rimakas auto kohta, mis on täiesti ära aetud. Aga oleme siis maailma ainus raadiosaade peaaegu, mis ütleb seda korrektselt, nii et Rimats. Rimats, tegelikult oleks Genfis palju rääkida, võiks teha eraldi saate, aga tegelikult on ju autohuvilisele kõik need uudised juba ammu Facebooki feedi sisse jooksnud ja mitte autohuvilisele ette lugeda, et mida kõik esitleti, pole ka mõtet. Aga selle Rimatsi, selle valisin välja sellepärast, et see on lihtsalt nii äge kontseptsioon, kuidas üks väike Horvaatia firma, kes alustas sellest, et hakkas tavalistesse äkki oli BMW-desse panema elektrimootorid, et sa viid oma vana BMW ja nad teevad sellest sulle elektriauto, on saanud mõne aastaga selline tehnoloogia ettevõtte, kelle akutehnoloogiat näiteks kasutab Aston Martin oma uues superhüperautos Valkyrie või Valkyr. Ja need tehnilised numbrid, ütlen siis ära, et Rimaci teisel sõidukil, mida nad nüüd esitlesid, on 1914 hobujõudu. Just. Ja kiirendab 0-100 1,85 sekundiga. Mis on oluline ainult selle tõttu, et Tesla Roadsteril on see number öeldud välja 1,9. Ahah. Ja ma mõtlen, kas see Rimats oli see, millega Richard Hammond tegi Mats või? Just, maailma parim publicity. Nagu eelmine mudel, nii okay. See oli see Concept One vist see, millega siis. Aga kas see on siis päris auto või ongi ta kontsept, kas seda saab osta? Jaa, selles mõttes ta on päris auto, mis läheb tootmisse. Hetkel sa oma raha veel võib-olla saad neil juba anda, aasta lõpus hakkavad tootma, nii et selles mõttes see ei ole enam kontseptauto, see on päris tootmisküps auto. Aga nad toodavad seda 5 tükki? Plaanis on 100. 100 lausa, jah? Et ta on, jah, loomulikult ta ei ole seeriaauto, hinnas ta ei ole ka Tesla Roadsteriga võrreldav, Tesla Roadsteri hinda vist öeldi 200 000. Nii, ja Rimats on miljon? 1,5 pigem. 1,5 Aga seal ei ole ju tegelikult enam vahet, kas miljon või 1,5. Jah. Aga muuseas, kui sa said Hammondi mängu, siis seal nad ise oskavad ka Hammondile tänulikud olla, et seal autos on tulekustuti ja tulekustuti rihm. Rihmal on kirjutatud, et mäkketõusu võistluse puhul tule kustutamiseks. Nendele, kes ei tea, siis Richard Hammond keeras eelmise mudeli üle kaela mäkketõusu võistlusel, mis põles maha. Jah, no siis muidugi ma arvan, et tal ei oleks eriti palju sellest kustutist küll kasu olnud seal. See on sina, Glenn, oled sõitnud sama firma jalgratast. Ma olen, jah, ma sirvin küll veel selle auto andmed siin natuke, et tal on 120 kW aku muide, et ta sõidab seal 600 kilti, väidavad nad, et saab sellega sõita. Ja üldse kõik need näited muidu absurdsed, et kiirus on 400 kilomeetrit tunnis umbes. Just, ja kuna elektriautod vist see, et nad seda tippvõimsust 1914 ei suuda tegelikult pidevalt, et sellepärast ta ei ole päris võrreldav mingi Ferrariga. Tal peaks olema, kui ma ka eksi, on neid mootoreid 4, et on igas rattas on see mootor, eks ole, nii et aga mille nad ise välja tõid faktina on see, et see jõudlus on tal ikkagi nii suur, et ta suudaks läbida 2 ringi Nürburgringil, mis on kokku üle 40 kilomeetri täisvõimsusel, et see
on nagu, kes elektriautodest teab, pidi olema väga kõva näitaja. Ja need ei kuumene üle. Loomulikult ka need isesõitvad omadused on tal nii-öelda, see on see level 4, et tal on seal mingid lidarid ja radarid ja igasugused sensorid, et ta on ikkagi võimalik, et ta on võimeline nii-öelda ise sõitma. Ja no muidugi selle Rimaci puhul see ilmselt ei tule teemaks, ta on ütleme sellist klassi auto, et me tema nagu pikaaegne vastupidavus tõenäoliselt ostjale, sa ei vaata seda, aga üks huvitav teema võib need elektriautodega üles kerkida, eriti võimsamatega. Ma sattusin siin vaatama YouTube'ist paari videoklippi, et kuidas on Teslade pikaaegne vastupidavus. Ja päris mitu nagu inimest ütles, et neil on auto, mis oli sõitnud siis 200-250 000 miili. Ehk tegelikult väga korralikult nagu ikkagi kärutanud ka, aga et see asi nimega drive unit, ehk siis põhimõtteliselt mootor ise on mitu korda vahetatud selle aja jooksul. Ehk, et ma nüüd täpselt ei tea, et kas võis olla see juhus, kas võib-olla Tesla enda mootorid, eks ole, aja jooksul lähevad ikka paremaks ja sa õpid sellest vastupidavusest. Aga võib ju ka olla lihtsalt, et need võimsused on nii suured ja tema nagu kasutus on nii tugev, et need lihtsalt nad ei peagi vastu. Et see võib olla see elektriauto, mida meil on nagu serveeritud kui selline, et kestab igavesti, sest midagi ei liigu, et siis võib juhtuda, et see põhiline asi, mis liigub, et ta lihtsalt ikkagi kulub läbi. Ikka mingi ajaga kuluvad, aga Jah, aga et mis see mingi aeg on, eks ole, et kui ta sul ikkagi nagu 6-7 aasta jooksul oled 2-3 korda pidanud vahetama, et siis see aeg on ju suhteliselt lühike. Ma vaatan siin, et ühesõnaga jah, sellest puudutas seda jalgratast teemat ka, et sellest Rimatsist nagu rääkides võibki mainida, et ta on selles mõttes väga erakordne firma veel tänases sellises automaailmas, autoskenel, et see tema rajaja Mate Rimats on seda siiamaani nagu suutnud ajada kuidagi sellist nagu ma ei tea, startup'i või niisugust väikse firma feelingut, et on ise kogu aeg olemas. Ehk et mina olen nende jalgratastega sõitnud, mis on Grape'i brändi nime all, tegelikult tulevad täpselt samast kohast, sama firma teeb neid. Ja seal oli ka mingeid probleeme siin paar aastat tagasi ühe mingisuguse rattaga, seal lagunes mingeid asju ära ja siis nendest probleemidest sai räägitud selle omaniku isiklikult, selles mõttes, et ta on kogu aeg nagu olemas, et ta nagu suhtub sellesse ka igasse jalgratta omanikku nagu sellisesse nii-öelda sõpra, et see kaua sa muidugi nii saad suhtuda on iseasi, kui sul tõesti lõpuks on seal 1 miljon klienti, siis ilmselgelt sa ei vasta nende kirjadele kuskil Facebookis, aga seni on ta kuidagi hästi selline ka täpselt oma klientide jaoks on ta nagu väga personaalse näoga firma. Et mis mõnes mõttes on ka loogiline, et kui sul tõesti võib-olla auto maksab seal 1 miljon ja ratas ei maksa ka üldse nüüd vähe, eks ole, need Grape'i rattad on ka ikkagi seal 10 000 kandis, et siis neid ostjaid ei ole seal sadades või tuhandetes, nii et sul on nagu ressurssi nendega suhelda ja tegeleda, aga jah, tasub siis meil mainida, et Grape on see sama ratas, millest me oleme minust digitunnis ka rääkinud ja siin mingites eelnevates kohtumistes. Ja need läksid sul ka ju 0,1 sekundiga 100-ni. Tähendab 0,1 ei läinud jah, aga see uus Grape on ka ikkagi ju seal mootori võimsus oli, kui ma õigesti mäletan, mingi 12 kilovatti juures ja see ratas ikka tõstis nii-öelda nokka väga reipalt, et see ei olnud üldse mingi nali, et seal tuli kohe ikkagi kiiver pähe panna ja autojuhte võis sellega hirmutada tänaval nagu vägagi, et küll seal need režiimid olid ka nii, et seal tänaval sõites justkui ei tohi aktiveerida seda 12 kilovatist režiimi, sest et see ei ole seaduslik, eks ole, et selle sa võid nagu oma tagahoovis aktiveerida. Aga see peab päris suur tagahoove. See lennujaama mõõtu tagahoov. Enda küsimus, kus sul see on see tagahoov, aga põhimõtteliselt see ratas oli ju ka väga lõbus ja eks ta selline jah, ütleme jalgratta maailmas ongi täpselt samasugune nagu automaailmas on siis see nende kontseptmasinad. Et see siis veel Rimatsi kohta, jah. Selge, kuule viimane uudiste plokki lõpetuseks, Tarmo, ütle, kuidas Eestis Porschet rentida? Väga lihtne. Avati just, lähed pangaautomaadi juurde, vajutad PIN-koodi ja võtad välja 3900 eurot. Nii. Ja jah, Porsche esindus Eestis Auto100 hakkas pakkuma autorenti, et seal on võimalik võtta ka Škoda Fabia, sama hinna eest või? Selle saab 500 euroga. Aga näiteks odavamad Porschet siis... Ma segan nüüd korraks vahele, sa pead võtma selle 3900 eurot kauaks ja siis selle Porsche nüüd rendid? Õige, kuuks ajaks. Kuuks ajaks, jah, okei. 4 tonni eest. Aga saad ka vähem, aga ma saan päevaks ka või? Võt seda seal kirjas ei ole, see on ilmselt kõik eri kokkuleppel. Tegelikult ma mõtlen, et ma kuuks ajaks võib-olla ei taha, ma nagu tahaks näiteks päevaks, et kui päevaks pakutakse seal võib-olla paarisaja eest, siis tunduks see juba nagu sõita kuhugi Pärnusse ja tagasi. Või ütleme 150, no see on utoopia muidu, keegi ei paku mulle, ma olen Porsche't päevaks. Ma arvan ka, et ei paku. Et see on huvitav pakkumine, jah, et tegelikult saad ka odavamalt, saad Porsche Panamerat ja seda väikest linnamaasturit Macani saab ka 2800 euro eest.
aga seal on kõik kulud, kindlustused. Just, et see on, tegelikult on see niimoodi, et kui inimesel on, kuidas on eestikeelne see bucket list, et enne kui kõrvad peale paned. Tuhat asja teha, mida enne surma, jah. Just, ja see Porsche'd, mida pakutakse, on seal 911 Turbo S Cabrio. Muidugi, kui sa selle rendid nagu selles mõttes, et 100 asja, mida teha enne surma, siis tasuks see võib-olla viimaseks jätta. Koos sellega võib ka surm saabuda kiiremini. Et need autod on ka auto 24 kasutuna müügis, hind on 135 000. Nüüd on küsimus, kas sa näed kunagi lähi- või kaugemas tulevikus, et sa ostad omale 135 000 auto? Ei näe, vähemasti mitte Porsche. Sa kogud näiteks aasta, paned kõrvale ja lähed, võtad suveks 9 kuuks omal selle 911, saad omal selle süsteemist välja, oled sõitnud 6 aega Porschega. Võib-olla sa saad aru, et sa Eesti tingimustes Never ei taha sellist autot endale. Et kui ma seda uudist jagasin, siis võeti kuidagi valesti ja hakati, et issand jumal, ma saan 4000 €, ma saan ju omale jumala ägeda projektika osta. See ei ole see on täpselt see, et kui sa oled unistanud Porschest ja seda kunagi ei osta, siis 4000 € leiad sa ikka, kui sa ikka väga unistad. Siinkohal ütleks väga head, et Porschest juttu tuli, ma enne mainisin ka, et ma käisin kunagi ammu Lõuna-Saksamaal Porschedega sõitmas, et tegelikult korraldab Porsche sellist asja, võite ka vaadata, selle nimi on experience.porsche.com, et Porsche ise korraldabki selliseid evente nagu väga suures erinevas variatsioonis, et sa võid võtta neilt niisugused paketid auto päevaks, auto 2 päevaks, minna ringrajale, näiteks külastada seal mingit Lõuna-Saksamaa losse, neil on, seal on kõik sees, seal on superhotellid, söögid ja tollal näiteks see pakett, millega me seal ringi sõitsime, oli 2 päeva, see oli siis nagu Saksamaa losside nimeline oligi, see oli, söögikohad olid sellised, kõik see oli kokku selline kogemus, mida sa ka nagu normaalse rahakotiga inimene kunagi omale ei saa, sest see kõik oli nii kallis ja hea ja ilus, kui üldse olla saab, ja see maksis siis 1000 natuke peale eurot per nägu. Ja selle eest oli siis 2 inimest seal Porsches. Nii et tegelikult sellise hinnaklassiga, et kui sa ikkagi raatsid kulutada seal 1000 või paar, siis sa saad omale mõne päevase jube ägeda kogemuse nagu ka väga ägedatel teedel. Et muidugi üks asi on siit rentides auto kuskil meie lumises või siis mitte nii lumises Tallinnas ja sõita sellega kuskile, aga nagu see koht, kus tegelikult Porschedega on äge sõita, see ei ole tegelikult siin. Nii, Travel Experience 2018 Toskana, võite näiteks minna Porschega, vaatan nende kodukalt. See pole nüüd Eesti Porsche, see on lihtsalt Porsche. Toskana nädal aega, 5.–11. aprillini, double room 7490, single per person. Ja, see on nädal, eks. Wow. Just. Ja on waiting list on lausa, nii et sa ei saagi seda nagu kohe võtta. Ja seal on neid lühemaid ka, et seal valikut on väga palju, et kui sa võtadki seal mingi mõne päevase, siis hind on hoopis soodsamaks. Ja üks päev näiteks Leipzigis on 1600 inimese kohta, nii et saab täitsa teha, seal on tõesti need hotellid ja kõik, eks ole. Absoluutselt, see on äge kogemus, et kui ei taha siin teeaukude otsas kiirendada. Ma uurisin tingimuste kohta ka, et kui karm see on, et kas siis igaüks, kes on kuskilt heast metsatehingust või väljunud mõne 1000 €, et saab tulla. No miks ei saa? Just, et helistasin oldi, eks see on nende jaoks ka uus, et kui sul on vahtraleht või siis esmased load, et siis kahjuks ei saa 1000 € jääb tagatiseks, see on ilmselt see, mis katab selle kasko oma vastutuse. Ja ma eeldan, et see tehakse ikkagi ka põgus taustakontroll, et ega Google'ist ei tule sinu kohta välja. Mida ma mäletan, et tolle tripil oli oma vastutus 3000 €. No võt, hea küll, teeme siia pausi ja siis räägime sõiduproovist. Autotund. Autotunni saade jätkub, tere tulemast kuulama, Henrik Roonemaa asendamas Ants Lõugast, Tarmo Tähepõld mitte asendamas, vaid statsionaarselt saates ja külalisena Glen Pilvre. Ja nüüd meil on üldse väga selline elektriline saade juba kuidagi poolenisti olnud, aga läheme edasi. Sina käisid, Glen, sõitmas ja kirjutasid Autogeeniusesse ka loo uuest Nissan Leafist. Me siin selle uue Dacia Dusteri üle natuke juba naersime,
ebaõiglaselt, mul on kahju temast nüüd juba natukene, aga tahad edasi naerda? No ma tahaks Leafile ikka natuke naerda. Leaf on tegelikult ikkagi Leaf oli kõige koledam auto, mida ma olen tõenäoliselt, see esimene vähemasti. Leaf on esimene auto, Leafist algaski see elektriautode asi üldse, tuletame meelde, et tegelikult Leaf valiti muide aastal 2011 aasta autoks lausa ja kui ta tuli hoolimata oma välimusest või tänu välimusele, et tegelikult Nissan Leaf on ju tänaseni ikkagi kõige edukam elektriauto, mida on müüdud, ma ei mäleta neid numbreid, aga teda on ikka müüdud palju ja Leaf on püsinud tõesti siiamaani selline, nagu ta oli ja nüüd on siis versioon 2, ütleme siis niimoodi tast välja tulnud, õigemini seda esimest versiooni ka tuuniti päris mitu korda, aga välimus jäi sama ilusaks või koledaks. Aga nüüd on siis... Ei, aga nad on ikka natuke ilusamaks teinud või vähemasti pildid, mida ma nägin, nüüd on tulnud uus, aga ma ütlen, see nii-öelda vana... Ja, seda tuuniti aja jooksul. Aga ega seda vana välimust ei tuunitud. Vana välimus on, mulle muidugi väga meeldib, mul on endal vana Leaf ka. Ma tean, sellepärast ma julgesingi kobiseda. Et tegelikult, eks see aeg ongi nii palju edasi läinud, et kui see Leaf tuli omal ajal välja, eks need elektriautod üldse võib-olla siis olidki natuke sellised, nad pidid nagu silma paistma. Ja see oli vaata see mood, et nad tehti sellised mingid ökomunad nagu sellised. Mis iganes, ta nagu pidi eristuma, kui sa vaatad ka siin kas või BMW i3, siis väga paljud see nägi isegi kihvt välja kuidagi. No näed, eks ole, aga väga paljud ütlevad, et see nägi väga hull välja. Kuule, praegu ma vaatan seda uue Leafi pilti teadaolevalt vist isegi esimest korda, see on ikka päris õudne ju. Uus Leaf on õudne või? Tead, seal on see mingi Jaapani disaini mood on tekkinud. Ma ütleks, uus Leaf on tavaline. Vaata ongi, võib-olla see õudus ongi juba tavaline, et see ei ole kriitika Leafi kohta, vaid sa vaatad näiteks uut seda, mis see väike Honda on. Civic. Või ka näiteks Lexused või ka Toyotad, need on disainitud selliseks, et ta kohe lendab kosmosesse, tõuseb õhku, ma ei tea, mingid käed ja laserid tulevad välja, aga tegelikult on lihtsalt igav auto. Ei nõustuks, et ta nüüd olen täna nagu eriline, minust, et Leaf näeb välja täna nagu Nissani võib-olla siuke disainikeel nagu üldse on läinud, Qashqaid ja mis need kõik on, et eks kõik need autod lähevad natuke selliseks, kosmoselaevaks. Totaalselt üle disainitud, aga mitte nii hull kui Civic on ikka täiesti ekstra klass. Et selles mõttes, ühesõnaga tulles tagasi selle alguse juurde, et kui eelmine Leaf oli siuke hästi ekstravagantne, kolev ilus, et nüüd uus Leaf on siis igas mõttes minu arvates ikkagi läinud selliseks tavaliseks autoks ja võib-olla oligi aeg, eks ole. Aga mis siis nagu muutunud on, muidugi on see sõiduulatus on nagu see, see on mingi naljaks, et elektriauto puhul nagu esimene asi, mis me räägime kaugele saab sõita, see on sama hea, kui sa ostad omale tavalise autos, mingi suur bensiinipaak sul on, eks ole. Ei kulu. Et kulu on elektriautode puhul suhteliselt nagu sama, et seal ei ole nagu midagi rääkida. Okei, aga mis siis sõiduulatus on uuel? On ta siis rohkem või? Ta on rohkem et ta on ikka palju rohkem, et seal on nüüd, täna on seal 40 kW aku, mis siis ütleb ilmselt bensiinipaagi omanikul ei ütle nagu midagi. aga vanal Leafil, kõige esimesel oli see aku teadupärast siis 24 kW-tunnine, vahepeal tuli veel 30, et see ütleb siis nii palju, et sa saad selle 40 kW-tunniga, suvel, täna ei ole suvi küll, aga suvel saad sa ilmselt sõita üle 300 kildi, maanteel saad sa sõita sellega suhteliselt stressivabalt Tartusse, ja kui sa tahad nagu kihutada ja ikkagi seal lollusid ja siis sa võib-olla päris Tartuni ei jõua, et see elektriautode kulu tänapäeval kõigub seal vahemikus umbes 13-12 kilovatist kuni seal 20-ni talvel ja kui sa vaatad, et sul akusse mahub seal ligi 40 kilovatt-tundi, eks ole, siis sa saad väga hästi aru, kui sa jagad selle kulunumbri ja akumahu selle kulunumbriga, palju sa saad sõita, et kui sul läheb tõesti siin, minu selle proovisõidul täna oligi nii, et ilmad olid külmad ja ta oli ikka suhteliselt ökonoomne, selleks umbes 18 kilovatt, see oli see kulu keskmine, meil siin praegu maantee ja kõik linn kokku, kui ma jagan selle 40, selle 18-ga, saan ma ka ikkagi numbri, mis on mingisugune 200 kanti, isegi natuke rohkem, eks ole. Nii et tegelikult ta sõidab juba nüüd täna nagu sellise maa tõesti, et enam ei ole see asi nagu, ei ole nii, et laadijast laadijani. Ja teine asi, mis see suur aku alati annab juurde, on mitte siis ainult seda sõiduulatust, vaid ta annab ka juurde võimsust. Ehk et tegelikult Leafi mootor põhimõtteliselt on jäänud sisuliselt samaks. Aga kuna akul on nüüd võimekust rohkem voolu anda välja, siis lihtsalt mootor saab sealt võtta ka rohkem voolu ja uus Leaf on tunduvalt võimsam, et uue Leafi kiirendus 100-ni on 7,9 sekundit. Ja see on... Elektriauto kohta mitte nii väga... Tead, see on tegelikult väga hea, sellepärast, et loomulikult me loeme siin mingid rimatseid ja muid autosid,
mis on seal 1 või 2 sekundit, et vanal Leafil oli see kiirendus tegelikult 11,5 sekundit, mis tundub nagu sükene terve kuu pikkune, eks ole, aga elektriautodel teadupärast, kuna see väändemoment või pöördemoment, on õige vist öelda, rakendub peaaegu kohe, siis sul ei ole mitte mingit ooteaega, et Leaf, olgugi, et see, me räägime vanast Leafist, mis läheb 100-ni seal 11 sekundiga, ka see nii-öelda 20-60-ni vahemik, ka vanal Leafil on nagu väga-väga krapsakas, et ta hüppab selle nagu vahemikku, et ta läheb aeglaseks sealt 70-st edasi juba. Mööda ei sõida. Sa sõidad mööda, aga sa ei sõida nagu mööda enam niimoodi, et sa saad mingisuguse suure jalaga nagu selga, et sa sõidad niimoodi normaalselt mööda, eks ole, aga uus Leaf nüüd tänu sellele, et ikkagi mootorist tuleb pauku veel rohkem välja või akudest, siis ütleme meie praegustes oludes sõites, kus ka tee oli kuiv, ta oli lamellrehvid all, siis ütleme, et 50 pealt vajutades pedaali nagu põhja oli sul võimatu nii sõita, et see ei rakenduks see stabiilsuskontroll, sest hakkas kohe nagu kaapima. Ja tegelikult see kiirendus see on väga raju, kui sa lähed ikkagi foorialt minema, elektriautoga on ju äge see, et sa ei pea pingutama selleks, sul auto ei mürise, sa võid ühe käega juua kohvi ja teisega teha veel midagi kolmandat ja siis vajutad lihtsalt pedaali põhja vaikuses, eks ole, et kui kõrval on näiteks mingisugune Subarik, eks ole, siis ta peab seal nagu endast kõik andma, et õieti startida, õieti minema saada, õieti käiku vahetada, eks ole, müriseb, tossab, eks ole, aga elektriautoga see on niisugune, et keegi ei saa aru, kas sa pingutad või ei pinguta. Et tegelikult sa ei jäta nagu idioodi muljet. Sa ei jäta mingit idioodi muljet, et sa võid lihtsalt tõesti rahulikult vajutada oma pedaali põhja ja siis isegi kui sa ei võida, ega keegi ei tea, kas sa üldse pingutasid. Aga kui sa oled sellise bensiini või diisliauto roolis, siis on väga hästi aru saada, kas sa pingutad või ma saan, et paljudele see ikka meeldib, et su auto müriseb nii, et terve maailm kuuleb. Ma ei ole ka kunagi aru saanud sellest. No jah, okei, ega loomulikult Leaf ei ole nüüd selleks, et tänaval korraldada mingid kiirendusvõistlusi, eks ole, aga lihtsalt keda see nagu huvitab, siis see on nüüd selles autos olemas, sest tõepoolest vana Leafiga ei ole mõtet hakata seal paugutama ja ega ei ole ka sellega nii-öelda mõtet, aga see võimalus on ja see on tegelikult äge, et sul selline mõnus vaikne tõmme on ja teine või kolmas asi suure aku puhul on ka äge, et seda saab kiiremini laadida. Et kui siin vanad Leafid meie kiirlaadijas ikkagi ei tarbinud seda kiirlaadija pakutavat võimsust nagu naljalt ära, sest et aku maht on nagu väike ja see laadimisvõimsus langes siis, kui sul on aku suurem, siis laadimisvõimsus ei lange, saad kiiremini täis. Ma tahtsin vahepeale küsida, ma pidin eelmine nädal tegema sellist asja, mida ikka tuleb, et andma nõu teemal, millest ma mitte midagi ei tea. Ja ma püüdsin sellest välja rabeleda, oli sama inimene küsis mult väga otse, et kas ma tahaks omale elektriautot osta, mis sa arvad? Ja minul kaugelt vaadates, ma siin jälgin ka mõnda elektriauto foorumit, on tekkinud selline tunne, et kui sul kodus või tööl ei ole laadimisvõimalust, et siis on see tänapäeval päris riskantne ost, sest ma näen, et pidevalt on probleemid sellega, et need avalikud kiirlaadijad on kogu aeg täis. Keegi on seal ees, et sa ei saa nagu oma elu sellele üles ehitada, ma lähen nüüd laen kiiresti täis, mul on pool tund vaba aega, sest võib selguda, et laadija kohta ei olegi. Kuidas sellega on, et kas... Ei no sellega täpselt nii ongi, sest et kuniks meil ei olnud seda elektritaksode buumi, siis oli vastupidi, eks ole, siis olid kõik maailma laadijad, mis Eestis on kogu aeg vabad. Aga nüüd on tõepoolest nii, et linnades, Tallinn ja ilmselt ka Tartu ja et see on reaalne jah, et keegi seal laeb. Väga hea on küll see, et täna sa saad laadijate kaardi pealt ka vaadata, kas seal keegi laeb või lae, et sa näed nagu ette, et sa ei pea minema sinna kohale. Aga selle 5 minutiga, kui sina on variant, jah, et ma nüüd praegu vaatan ja et loomulikult on, et jah, nii ta on, et eks sul kodus ikkagi võiks olla muidugi laadimisvõimalus, et kui sa elad tõesti korrusmajas, kus sul seda üldse ei ole, siis ilmselt jah, sul elu ei ole väga lihtne, et ta on ikkagi mõeldud nii, et sa paned ta ööseks laadima ja siis ta saab täis. Aga sa saad teda laadida kiirlaadijas ka, et ega siis need taksod meil öösiti ja need laadijaid kõik ei hõiva, et kui sul nüüd juhuslikult on mingisugune laadija ikka kusagil trajektoori lähedal, siis tõenäoliselt õhtuse aja saad sa selle auto seal kenasti täis, aga muidugi see on oluline, muidugi selle uue Leafi puhul, mida tasub ka mainida, et ega meil see laadijate pilt on ju nagu täna erineb mõneti üle Euroopa pildist, et meil on need Jaapani laadijad, ehk siis see CHAdeMO standard, mida sakslased kohe mitte ei taha nagu omaks võtta ja Euroopas on nüüd teine standard, eks ole, ja selles ei ole üldse eestlased tegelikult süüdi, sest tollel ei olnudki seda Euroopa standardit, aga Leaf on siis üks autodest, mis ikkagi toetab täna seda just Jaapani standardit ja sobib seetõttu meie oludesse täna veel väga hästi, sest et kõiki neid BMW-sid ja Volkswageneid ja mis siin on, et isegi Hyundai'd, eks ole, et neil ei ole CHAdeMO laadijat, neil on siis see teine ja neid ei saa laadida kiiresti meie kiirlaadijas.
aga kui sina nüüd ka selle maailmaga rohkem kursis, et kas Eestis on neid, arvestades seda, et ilmselgelt tuleb ka uuest Leafist mõnes mõttes ikkagi hitt elektriautode arvestuses. No, kas ta nüüd Eestist? Ja need vanad ka tõenäoliselt alt ära ei kao, või lihtsalt müüakse järelturul edasi. Kas on laadijaid juurde tulemas? Ma isegi ei mõtle, kas tasuta või tasulised, vaid üldiselt, kas mul on üldse... Eestis tõenäoliselt küll keegi ei ehita neid. Täna sellist mingisugust massilist projekti ei ole. Et täna on üldse väga lahtine, mis saab ka praegusest projektist, sest et siin lepingud tegelikult nende hooldajatega on lõppemas sellel aastal ja ei ole üldse teada, kes selle kogu asja nüüd üle võtaks ja kes nii-öelda saaks siis uueks omanikuks. Ja keegi peaks ikkagi nüüd hakkama seda standardi jama ka lahendama. No jah, siin on nagu kaks asja, üks asi on see, et mis sellest olemasolevast võrgust saab ja siis teine küsimus on see, et kui nüüd siin omanik vahetub, et kas siis investeeritakse sinna nüüd juurde ja pannakse siis näiteks mõlemad standardid, et ütleme, et täna ABB, kes kogu seda võrgu tehnilist poolt teeb, neil on see võimekus ju ammu olemas, eks meil on olemas, neil on puitkad, kus on mõlemad pistikud küljes ja küsimus on lihtsalt olnud täna selles, et ei ole seda nii-öelda omanikku või raha, et seda teha, et siin on mingid mõtted on, et siin erinevad sellised söögikohad ja mõned muud ketid, kelle asutused paiknevad ka teede ääres, et ka nemad on plaaninud võtta näiteks enda kasutusse kiirlaadijad, et lähed burgerit sööma ja sul on seal kiirlaadija, et seda me ei saa üldse välistada, et siin mõni selline väiksem... Kui palju üks selline putka maksab? See putka ise ei maksa nagu ütleme üldse väga palju, aga palju keeruliseks teeb selle elektri olemasolu ja see liitumistasud, et see on see põhjus ka, miks Eestis need Chademo-laadijad täna enamikus, et mitte kõik on seal 30+ kilovatti peal, olgu nad võiks see on ju olla, vähe see on vähe ja nad võiks olla 50 kilovatti peal, uued standardid on juba 100, aga küsimus on see ampri tasus, mida tuleb siis Eesti Energiale või maksta sellele elektripakkujale ja need tasud, nagu ma aru olen saanud, ei ole sugugi mingid väiksed tasud, eks ole. Ma vaatan, et see uus Leaf on läinud 76 kilo raskemaks, et see ilmselt, kas see on nagu aku arvelt, ma mõtlen, et kus see sõidu ulatus tuleb, et kas akutehnoloogia on vahepeal edasi arenenud või näiteks energiakasutuse efektiivsus või nad ongi lihtsalt pannud 2 korda suurema raskema aku sinna sisse? No aku on jah 2 korda peaaegu suurem, ei ole 2 korda raskem, et selles mõttes aku keemia on ikkagi läinud aastatega paremaks. Et tõsi, see vana Leaf nii-öelda sai ka juba parema keemiaga aku siin juba aastaid tagasi ja tuli ka vanale Leafile 30 kilovatt-tunnine aku paar aastat tagasi, mis oli ka juba selle nii-öelda uuema keemia baasil. Et tegelikult eks kogu aeg piistatakse sellest kaalust välja rohkem elektrit, aga selle teises küljes või teises otsas selles asjas on ohutus. Et tegelikult näiteks need akuelemendid, mida kasutab Tesla, ei ole nagu, neid ei peeta nagu väga selliseks ohutuks kraamiks. Et näiteks esimesel Leafil oli selline akukeemia, mis oli nagu erakordselt nagu pommikindel ja lollikindel, eks ole, aga seetõttu oligi see energiatihedus ka nagu väiksem. Et tegelikult ütleme Nissan ikka sellise konventsionaalse autotootjana nagu pöörab rohkem tähelepanu sellele, et see aku oleks nagu viimane asi, mis selles autos üldse paugu teeb. Et selles mõttes kogu aeg nagu vaadatakse, et saaks ikka siis võimalikult ohutu kraami, aga sealt ka võimalikult palju elektrit kätte, eks ole, aga see keemia on läinud paremaks, ega see sõidu ökonoomsuse osas Leaf, ta on läinud natuke paremaks, aga ega ta ei ole teab, mis aerodünaamiline auto endiselt, et ta vana oli 0,29, see takistuskoefitsient õhu suhtes, uuel oli eks siis 0,28, et näiteks Ionicul on ta mingi 0,24, et maanteesõidul ikkagi on see juba suur erinevus, see aerodünaamika pool ka, eks ole. Aga ega ikkagi elektriautod nagu täna näha on, et ega seal alla mingi 11-12 kilovatti kulu, sinna ta jääb, et sealt allapoole nagu ilmselt juba füüsikaseadused ei luba sellel kulul nagu tulla, et ja teine asi on see küttesüsteemid, aga nendel uuematel kõigil on nii-öelda õhkssoojuspumbad, et ta ei küta siis nii nagu kohvikeetja, vaid kütab sul nii nagu konditsioneer, eks ole. Hind ma vaatan on 33,900 alates. Hinnad on läinud natukene odavamaks jälle või ütleme eelmise põlvkonna Leaf maksis ka tegelikult umbes samas vahemikus, aga ta oli ikkagi oluliselt nagu vanem auto tehnoloogilises mõttes, eks ole, et aku oli väiksem, seal ei olnud seda isesõitvat tarkust peal, uus Leaf on ka radareid ja asju täis, eks ole, on võimeline maanteel põhimõtteliselt ise sõitma. Nii et tegelikult selles mõttes ikkagi on see auto hind,
ta on selle kohta väga hea. Aga mis selle autoga see on alates, tegelikult tal on 4 varustustaset, ma vaatan. Ta on 39-ni välja, jah, kui sa tahad seal midagi veel juurde lappida, võib-olla saad veel, täpselt nii ta oli ka. Aga 40 saad jah. Aga ikkagi ta ei ole läinud kallimaks, et tegelikult ta ikkagi pigem, kui sa mõtled, et see kõige esimene Leaf tuli 40 peale, seal on nüüd 1 varustustase, eks ole, et ikkagi selle ajaga sa saad täna ikka palju rohkem autot, eks ole, aga kus nagu on siuke väike kokkuhoid on, võib minu hinnangul küll, eriti niisuguse vana Leafi omanikuna nagu minu sisemuses, et kui vana Leaf on seest niisugune heas mõttes kosmoselaev, mulle mega meeldib, et sul on seal kiiruse näidikud ja kõik asjad on nagu eraldi suurelt niimoodi laotatud laiali, siis uuel Leafil on kogu see mõõdikute plokk võetud niisuguse pisikesema kaubiku küljest ja pandud sinna kuidagi rooli taha, nii et ta seest ei ole nagu selline, kuidas ma ütlen, et seest enam seda tulevikku väga ei paista, aga ta on väga mugav ja istmed on tal väga mugavad ja sõiduomadused on väga head, ta on väga vaikne, veermik on väga hea, et see rooli nii-öelda, kuidas me selle nimi on, ülekandenurk või see palju sa keerad ja palju rattad keeravad, et see on läinud palju väiksemaks, nii et selles mõttes temaga nagu sõit on palju sportlikum ja nii et tegelikult on seal kõik asjad nagu väga hästi välja arvatud, siis tõesti võib-olla see sisemuse visuaalne külg ja mõned paigutuslikud. Ma ei tea, piltide pealt kõige hullem ei tundunud, et tundus olevat paremaks. Kuigi see esimene oli ikka päris mõnus, ma mäletan, tuli eleda sisuga ja selline midagi rõõmus oli istuda. Ja esimesel mis oli jube äge, see esimesel nagu ka Honda Civic vahepeal minust tegi, oli see, et kiiruse kell või kiiruse näit oli pandud sinna tuuleklaasi nagu hästi kaugele ette, et ta oli nagu peaaegu nagu niisugune nagu see heads-up display, mis hõljub sul tuuleklaasi peal, aga ta on seal all, et sa ei pea nagu pilku kuskile ära keerama, sa näed suurelt, kui ruttu sa sõidad, eks ole. Aga nüüd uuel Leafil on, ma ei tea, kellel see geniaalne idee on tulnud panna sinna suur osuti, kas spidomeeter rooli taha. Et see tundub mulle nagu täitsa... Nagu vana hea või? Jah, nagu vana, aga see ei ole hea. Mõned asjad, mis vanad on, ei ole head. Ja sealt nagu kiirust jälgida, see on tõesti võimatu. Et miks sa paned elektriautosse aastal 2018 suure osuti kuskile rooli taha peitumised kiirust. Et jumal küll, selle asemel oleks võinud kas või ekraani teha suuremaks, eks ole, et see on nagu nii kasutu näidik üldse olla saab, eks ole, ja sellist numbrit, mis sul kuskil hõljuks või oleks teise koha peal, seda enam ei ole, et muidugi ta ei näe nagu seest otsast nagu kole välja, aga sellist vau-efekti nagu vana Leaf tekitas ka ei ole, et kui sa paned ka auto käima, ütleme, vana Leaf mängis sulle mingid toredaid meloodiaid, sa said küll need välja lülitada, aga see oli nagu omal ajal, kui ta tuli, ma mäletan, see iga kõigil võttis suu naerulest, kui sa vajutsid seda käivitamise nuppu, siis tavaline bensiinimootoriga auto teeb seal mingi jouk ja sahiseb või põriseb, siis Leaf tegi seal mingisugune tin-tin-tin nagu Korea pesumasin. Jah, see nagu väikse logo mängis sulle ette, et see tundus väga kosmiline, et sa said selle ära võtta, seal oli 3 versiooni, aga uuel ei ole sul seda võimalust enam nagu üldse. Et tegelikult igas mõttes, eks Nissan ongi läinud seda teed selgelt, et Leafi sihtgrupp ei ole enam mingisugused sellised, kuidas ma ütlen, niisugused ökofriigid või tehnofriigid, et nad on tavalised inimesed, et Leaf ongi täna sihitud tegelikult tavaline auto. Et see elekter on lihtsalt seal nüüd ongi nii, et sa teed väikse kompromissi, aga sa saad odavalt sõita vaikselt ja juba enam mitte siis nii vähe, vaid juba ikka saad, eks ole, et maailm sinnapoole ikkagi läheb, et see elektriauto nagu üritab nüüd täna ollagi juba tõsiselt võetav auto ja pereauto. Hoiavad hinda ka täitsa üllatav, vähemalt küsitakse, et auto 24, siin ütleme 2014. aasta Leaf 126 000 on sõitnud 13 500. Suhteliselt kõrge hind isegi. Ja ega seal oli lagune midagi, ma võin ka enda Leafi põhjal ju seda öelda, et minul on seal ees täna 115 000 kilomeetrit ja ainus asi, mis ma olen vahetanud, on piduriklotsid. Ja me oleme paar korda sest kirjutanud just eelmine nädal ka, väike nupp oli, et kuidas oli meil portaalis, kuidas osta kasutatud elektriautot, sellist põhitõed ja rääksime ka elektritaksojuhiga, kellel on autod, mis on sõitnud üle 300 000 ja seal on minge vaadake portaalist, hästi oluline on see, et millal ja millises tehases on toodetud. Et alguses olid Jaapani tehases toodetud, natuke kehvemad, neid püüdke vältida, vanem tehnoloogia ei olnud seal. Jaapani Leaf, muide. Just, ja et seal on mõned asjad, aga jah, et kuni 300 000 on nad sõitnud ja tõesti vähe probleeme. Hea küll, nii palju Leafist, teeme siia pausi ja siis saate viimane osa ka veel vaja ära rääkida. Autotund. Autotund on taas eetris ja meie viimane kolmandik saatest ning räägime nüüd siis sellest, mis meie autodes nagu toimub, et Glenn juba natuke Nissan Leafiga siin tegi otsa lahti, ütles, et tehke suurem ekraan, aga meil ilmus Autogeeniuses üks arvamusartikkel, mille nagu mõte oli see, et autodes on liiga palju asju. Räägi natuke, Tarmo, sellest. Jah, et meie
autor Ronald Liive, kes sõitis uue Škoda Kodiakiga, mille arvustusi kindlasti on netis palju, aga me leidsime sealt hoopis sellise nurga, et seal on hästi palju moodsat tehnoloogiat, telefoni laadimine, kontaktivaba, Android autod, pime nurga jälgimissüsteemid. Väga kihvti kõik. Minu autol on need peal ja ma olen väga rahul. Aga väga õnnetul kombel Ronaldil väga mitmed asjad ei toiminud. Lõpetas laadimise kontaktivaba alus, siis ta pani kaabli külge, see mingil põhjusel hakkas tema telefoni nii kuumaks ajama, et kõik oleks võinud lõppeda ka plahvatusega, natuke draamat lisades. Ja seal muud ka igast andurid, need püsikiiruse hoidja, mis jälgib ees sõitjaga. No ka ei töötanud või, mis jutt see on? Toimis, seal võis olla ka tema... Mul on Volkswagen, mul on sama asi seal peal tõenäoliselt, kus Škodal ja toimib perfektselt. Seal oli mingi väike klits, aga see võis olla ka kogenematusest või mingi, et ta ootas, et see toimib kuidagi teistmoodi. Ja. Aga põhimõte oli jah see, et miks asjad ei toimi, et miks neid sinna pannakse, kui nad ei ole 99,9% töökindlad. Aga vist on või? Noh, mina olen ka selle üle nüüd juurelnud ja tegelikult on see ühtepidi heidetakse autotootjatele ette, et nad on suured sellised nagu naftatankerid, et kui arvuti alal käib startupi nii uus versioon, siis autodes me istume ekraanide taga, mis ei ole ikka veel HD-d, nüüd juba on, aga et miks nad kiiremini ei liiguta? Nüüd on see, et nüüd nad siis üritavad, aga tulemuseks ongi see, et paljud asjad kohe ei tööta. Ja mina olen iseenesest selle poolt, et pigem ma saaksin selle Bluetooth 4.0 või mis iganes täna on. 4.2 või 5 juba tuleb vist. Mitte see, et nad hoiavad seal autos ikka seda 2.0 sellepärast, et et see töötab. Me tahame kindlad olla. No eks siin on tegelikult nagu kaks asja, ma arvan, et üks on see, kuidas see auto telefoni laeb või mis Bluetooth seal on, ja teine asi on see, et kuidas see auto sõidab ja kuidas see sõiduelektroonika ja asjad töötavad, et ma küll nagu vaidleks selle kohalt vastu, et need igasugused nagu ütleme ka see elektrooniline stabiilsuskontroll, mis on ju autodel olnud peal juba ikka aastaid, ABS ka, et ei ole küll ma kuulnud ühestki autost, millel oleks näiteks stabiilsuskontroll kui selline nagu katki läinud, et ikka ennem läheb katki auto või lähevad 100 muud asja katki kui elektrooniline stabiilsuskontroll. Et tegelikult eks selle elektroonikaga on võib-olla nii, et kui sa hakkad seda ajama nagu sealt piirist ülespoole, mis läheb nagu mugavusvarustuse nime alla, siis seal lähebki see asi siukseks, see vastutus ei ole nagu nii suur, kui sul ei tööta see Bluetooth laadimine, so what, eks ole. Aga ongi, et ilmselt sealt läheb küll, et millal lõpeb auto ja algab nagu meelelahutus. Ma arvan, et see piir muide liigub väga kiiresti sinna meelelahutuse poole. Just, et veoju kontrolli toimist, mitte toimist me keegi enam ei panegi tähele, selles mõttes, ma olen jumala kindel, need, kes teevad kriitikat, ütleme siis, ärme nimeta vingumiseks, et autos ükski asi ei tööta, tegelikult peavadki silmas seda, et mul telefon ei ühildunud ja millegipärast mul see adaptiivne kiirushoidik korraks lülitas ennast välja. Seal võib olla ka nüüd see adaptiivse puhul on näiteks ka uued autod nii mõnikord on öelnud, et mingi asi on seal sensori ees, midagi blokeerib seda radarit, aga selle kohta tuleb teada, et päris nii, ma vaidleks vastu, et nüüd ei ole, et ta nagu kõik nagu töötab, aga tegelikult ei tööta. Aga muidugi selles Ronaldi jutus on ju selles mõttes point olemas, et me Glenniga ka ju oleme ka see on nagu IT poolel ju väga pikalt nagu tegutsenud või on ka teistmoodi tehnoloogia huvilised, eks ole, ja see nagu lõhe, et mis meile tundub kihvt kasulik asi, et me ju näeme kogu aeg, kuidas nii-öelda tavalistele kasutajatele see on täiesti kosmos, nad ei leia isegi üles neid funktsioone ja need on liiga keerulised nende jaoks ja need ei tööta, et see on ju vana jama olnud, et nüüd see tuleb väga kiiresti nagu autodesse, et kui ma paneks mingisuguse inimese paneks enda autos nagu rooli ja ütleks, et hakka minema, eks ole, siis ma vean kihla, et ta ei oska isegi otsima hakata neid mingid adaptiivsed püsikiirused, kus ta on, kus ta käib, kuidas ta tuleb, eks ole, et kas mul see pime nurk on sisse või välja lülitatud ja kõik see, et ta peaks põhimõtteliselt lugema läbi mingi paksu raamatu või see sama IT probleem tuleb seal nagu väga kiiresti vastu. Ei, tuleb muidugi jah, ja ega kõik autod ongi ju selle kohalt ka, vähemalt koolkonnad on nagu erinevad, et kui sa vaatad siin nagu Euroopa autosid versus Ameerika autod, siis kus midagi käivad või Jaapani autod versus Saksa autod. Või nimed nendel asjadel on. See on sama asi, aga mingi 6 erineva nime. Jah, või mis nupus sa täpselt seal oma radareid seadistad, eks ole, ja kõik asju teed, eks ole, aga sõita sa saad üldiselt ikkagi nii, et kui sa nagu sõita oskad, siis sa tõenäoliselt nagu sõidad, et sa ei, et see on nagu siuke
nagu noh, kas nüüd mugavusvarustus, aga see on nagu asi, mis ei pea tingimata olema noh, nagu elutähtis selle koha pealt, et auto ei pööraks valele poole, kui sina pöörad teisele poole, eks ole. Minul on muide üks teine, ma võin ka vinguda natuke nagu läheb samasse teemasse, mina ei saa ikkagi autoina päris täpselt aru, miks pagana pärast nad suruvad mulle ja üldjuhul kalli lisavarustusena neid ekraane sinna nii palju. Et see tundub olevat nagu saanud praegu mingisuguseks nagu müügiargumendiks, et no mis see uue C-klassi Mersus on, ma ei tea, 2 või 3 mingisugust tohutut suurt ekraani. Ja siis ma mõtlen kogu aeg, mida te vahite sealt? Mida sealt vaadata on? Et ma ei taha, mina tegelikult ei tahaks sõites üldse mitte midagi eriti teada. Ma ju ei taha teada, mis on mingi õlitemperatuur või no, kõiki neid nagu muid asju. Ja noh, ma ei taha kogu aeg näha mingit tehnilist infot oma nagu auto kohta. No aga võib-olla mõned tahavad, see on ka küsimus, eks ole. Ja siis sa ostad neid ekraane või et siin ei ole nagu midagi panna. Et noh, 99% ajast mul ei ole ka navi vaja Eesti tingimustes, aga okei, üks ekraan, kus ma näiteks Waze'i saaks vaadata. Näiteks, jah. Ja kus ma saaks puutetundlik, et ma saaks mingit musa või Spotify'd valida. Aga see on kõik. Ma ei taha neid saada 2, 3, 4 või 6 oma autosse. No pigem võiks ka olla nende ekraanide asemel, mis ka kallites autos muidugi on ikkagi need näidikud täpselt, mis sul õljuvad kuskil tuuleklaasi peal või sul ees, et noh, mulle õudselt meeldib, kui minu noh, need asjad, mida ma nagu pean kogu aeg vaatama meie oludes, no tavaolus on see kiirus, et see kiirus oleks mul nagu numbriga kusagil nii, et ma ei pea seda otsima, see oleks nagu väga äge, aga mingid muud näidud, noh muidugi ega ilmselt veebi sa ei loe samal ajal, kui sa autoga sõidad, aga see võimalus justkui võiks olla, et selles mõttes mul võiks seal keskel olla mingi suur ekraan, sest tõesti, kui ma kuskil ummikus passin, siis ma lähen muidu närviliseks, kui ma ei saa viimast uudist teada. Aga see Tesla lähenemine, et mul on üks ekraan, kuskil, et põhimõtteliselt jah, ma tahaks saada ühte ekraani pluss kiiruse näitu. Et kõik muu mind ju tegelikult ei peaks huvitama. Ei muidugi, et selles mõttes võikski see ekraan olla üks ja suur. Ja siis, kui ma tahan, ma saan sealt neid asju teha. Et noh, teine asi, mis nende ekraanide puhul on ju ka ikkagi olnud suhteliselt talumatu ja on kohati ikka siiamaani, kuidas need ekraanid oma olemused toimivad, noh, ma mõtlen see kasutajaliides kui selline, eks ole, et kui me oleme ammu harjunud mobiiltelefonil seal 2 näpuga zoomima ja mida iganes tegema, siis noh, auto navi ekraan täna on ikkagi suhteliselt kiviaegne, pehmelt öeldes enamasti, eks ole, et noh, need on läinud küll nüüd ka nagu selliseks multipuute tundlikuks ja seal on need libistamisfunktsioonid, aga kõik see muu pool, et ega see, noh, see on kaugel sellest, mis me täna oleme harjunud mingis tahvlis või nutitelemesis tegema, kui Tesla välja arvata. Minul on Android auto, isegi noh, tegelikult Tesla omanikud ka vinguvad. Ja ei muidugi, ta ei ole ka midagi super ideaalset, aga ta vähemalt esmapilgul on selline, noh, natuke niisugune vau-efekt. Minul on Android auto, on ju, ja mina sõidan põhimõtteliselt nii, et mul on Waze suure autoekraanid. Väga okei. Ja ma olen mitte midagi muud, mitte ükski autonavi ei saa elu sees selle vastu, mida Waze mulle pakub nii visuaalselt kui liiklusinfo ja kõige selle koha. No küll, noh, kui sa juba sellest Android autost rääkisid, et noh, mis minu jaoks nagu on nagu selle juures puudus, ma saan aru, et sõiduohutus number 1 ja sa ei tohi ennast lasta segada sõidu ajal nagu mitte millegagi, aga mulle käib õudselt närvidele see, et ma ei saa sealt Android autost nagu sõnumeid vaadata. Et tegelikult mulle nagu, keegi saadab mulle SMS-i või mingisugune ting-tong tuleb, et võib-olla ma ikkagi tahaks nagu vaadata, et mis asi sealt tuli, aga noh, osade telefonidega on võimalik, et ma võtan selle telefoni ja näen telefoni ekraanilt ka, aga osade telefonidega paraku ilma mingi häkkimata see Android auto ei ole nõus mulle, kui ta on ühendatud, ei ole nõus näitama mitte midagi muud telefoni ekraanil kui suurt kirja Android auto, eks ole. Ja siis ongi nii, et minu ohutuse pärast, eks ole, siis ongi niimoodi, et ma tegelikult selle asemel, et ma oleks sõidu ajal rahulik ja rõõmus või oleks ära lugenud oma sõnumi, ma tunnen, kuidas, eks ole, tekib frustratsioon. Ei, sa pead lihtsalt minema sellesse senni, et ma sõidan. Ja siis telefon teeb kogu aeg ting-tang, pane hääl maha. Et sa ei tohigi. Ma näen järjest rohkem, lõpuks ma rebin selle Android auto juhtme katki sealt tagant, et vaadata, mis telefoni ekraanil on. Et see tunne mulle nagu on natukene, et noh, ütleme nii, et piirata jõuga asju inimeste eest, öeldes, et see on teile kahjulik. Mul ei tundu see nagu väga hea lähenemine, et me ei ole nagu enam nii lapsed, et seda nagu peaks tegema, et vaata, see on sama asi, kui sa ostsid omal vanasti, panid autosse siukse suure multimeedia ekraani, kus sai telekat vaadata või filme, siis reeglina oli seal nii, et sõidu ajal see ei toiminud. Ja siis alati oli seal kuskil mingi juhe või lüliti, mille kõik nagu esimesena nii-öelda lahti võtsid, et see toimiks sõidu ajal. Et see on nagu ilmselge, et ükski inimene ei osta omal autosse multimeedia ekraani, kui see ei toimi sõidu ajal. Aga on tõesti või? Loomulikult, no aga kus sa seda ikka vaatad, ega sa ei lähe ju autosse, ei pargi ära ja ei hakka sealt telekat vaatama. No võib-olla on nii, sa oled taksojuht. No sa oledki taksojuht, sa sõidad ummikus või noh, jah, kui sa tõesti klienti ootad, aga tavaline inimene ikkagi pigem vaatab seal aktuaalset kaamerat nagu sõidu ajal, eks ole, vähemalt see vanasti oli nii.
et ma tahtsingi seda paralleeli nagu tuua, et võib-olla tootjad peaks nagu nad on raskes seisus, nad peaks ühest küljest justkui kui juhtub mingi avarii ja selgub, et see oli tänu sellele, et Android Auto omanik luges SMS-i Android Auto ekraanilt ja tegi suure avarii, siis on ilmselt Google'il nagu PR ei ole hea sealt otsast, eks ole, aga teistpidi nagu selline piiramine ei ole võib-olla kõige ägedam. Võtke lihtsalt see veis ja pange autosse sisse ilma, et see peaks mingi telefon vahel olema. See on muidugi väga õige märkus, et pane omale see hoidik ja supsa oma telefon sinna peale ja see on praegune lahendus autotootja, okei. Et mis see Android autosse vahel peab olema? Ma ostsin, eks ole, 2016 sügisel ostsin uue Volkswagen Golfi ja valisin kõik varjutist lisavarustust, et mida võtta, mida jätta. Lõpuks ma panin küll enam kõik asjad sinna peale, aga kõige kallim asi ja kõige mõttetum, aga ma käisin selle raha, mis mitu tuhat euri minu meelest maksis või ma ei tea, 1000 või 1500 või 2000, oli kõva kettaga ja suure ekraaniga see Navi multimeediasüsteem. Ja ma pidin selle panema, sest ma tahtsin seda ekraani. Ja muidu ei saanud ekraani. Ma ei tahtnud Navi, ma ei tahtnud tema pagana kõva ketast, mitte midagi sellest ma ei tahtnud. Ja ma pidin maksma mingi arutu summa selle 8-tollise ekraani eest või mis ta, ma ei tea, 7 või 8, mis ta seal on. Lihtsalt sellepärast, et ma tahan sinna oma telefoni külge panna. Ja pigem oleks võinud seal olla ju ainult ekraan, aga odavam variant oleks olnud ka ilmselgelt see, et see oleks võinud võtta selle kõige plangima versiooni oma autost ja panna sinna mingi järelturu seadme, sest et see auk on tõenäoliselt 2 tinn. Aga siis on see probleem, et mul kogu see, tal käib läbi selle ekraani, käib ju nii palju auto. Ei muidugi, siis sul jääb see asi nägemata, aga lihtsalt sa nagu maksad tegelikult oluliselt vähem, lõpuks seal olid mingi 200-300 eurot ja sa saad omale selle Android autoga ekraani. Aga ma ei näe, mingid ootusinfot, kütusekulusid. Seda sa vaatad manuaalist, kust iga. Ta ju tahab kogu aeg midagi teatada mulle, jälle rehvi rõhu. Sa ütlesid, et sa ei taha teada midagi. Ma tahan, selles mõttes, et ma tahan teada siis, kui mul on vaja. Mitte, et ma pean kogu aeg mingisugused seiereid vahtima, et ega jumala eest see pole niimoodi. Aga muidugi üks võimalus on ka veel, ikkagi autodel on olemas teadupärast OBD2 konnektor, mis läheb väga tehniliseks võib-olla, aga sa võid osta $20 või euroga selle nii-öelda Bluetooth mooduli sinna sisse klõpsata ja siis sa võid vaadata ennast sodiks. Kõike vist toimub. Mis toimub seal autos, eks. Selles mõttes see võiks täitsa olla ju häkk, et sa nagu vahetad autos need asjad ära. Ehk et selle kalli suure ekraaniga keskseadme asemele paned suure ekraaniga odava ja siis ja näed sealt seda infot, mida sa tahad näha, ehk Waze'i ja Spotify'd. Ja siis seda infot, mida sa ei taha, aga sul on vaja, selle siis läbi selle OBD näiteks suure mingisuguse pisikese ekraani või läbi oma telefoni. Sul on ka võimalusi, need Android auto nii-öelda head unitid või peaseadmed, nendel on võimalik ka, kui see on Bluetooth küljes, sa võid läbi selle OBD kohe ka sinna kõik selle autoinfo omale lajatada. Ma arvan, et seda kõike siis hakake katsetama siis, kui teil garantii ajad läbi on. See on nagu iseasi jah, et eks siin nii ja naa, eks ole, et ega kui sa paned järelturu seadme autosse, ega see otseselt vist garantiid ma ei tea, see on eraldi küsimus. Olles elus ka teinud erinevaid nagu IT do-it-yourself projekte, siis ma tean, et see lõppeb alati sellega, et sa istud nagu foorumis Linuxi käsureal, eks ole, ja konfid midagi, mis ei tööta. Et ma kodus aeg-ajalt viitsin selliseid asju teha, aga autos aga ütleme, ega tänapäeval, kui sul on nutitelefon ja endal on ka nutti, eks ole, siis tegelikult auto puhul sealt OBD2-st sa näed ikka tõesti kõike, mis sind huvitab, aga kas ütleme siin Leafist oli juttu, et ka Leafi puhul see on tegelikult hämmastav, et Leafi näiteks ametlikud esindused, kui nad teevad akutesti, nad ei ole võimelised andma sellist infot või tagasisidet, nagu annab see sama äpp, millega sa ise OBD-st saad vaadata. Aga neil ei ole siis seda äppi? Neil ei ole seda, sest et Nissan sellist asja ei paku. Et nemad saavad sulle öelda umbes seal palju kõik siis on ja kui hästi on, eks ole, aga tegelikult sealt äppist või sealt autost endast sa saad kätte põhimõtteliselt iga elemendi, eks ole, temperatuurid ja millivoldid ja milliamprid. See on pull, eks ole, aga kui ma tahaks teha nagu sellist süsteemi, et teata mulle notificationiga telefoni peale siis, kui mul on vaja teada, siis kui rehv on tühi, ole hea, et pane siis mulle see on juba puhas tarkvara probleem, see on nagu äpitootja probleem, et ega tegelikult auto teab ju kõike, et see on lihtsalt selle nii-öelda kasutajaliidese probleem. Ja ma arvan, et seda kas keegi ei ole kirjutanud, ma pole uurinud, äkki ongi mingi supertarkvara olemas. Ei no mis super, kui sul on autol rehv tühi, sinu auto ütleb ka, et mul on rehv tühi. Ja aga ta ütlebki selle suure ekraani peal. Sa nagu väidad, kui seda suurt ekraani pole, siis ta ei ütle. Ei ta tegelikult, ta ikkagi mingi, ta ütleb seal keskel selle väikse ekraani, muidugi ütleb, küll ta ütleb, jah.
see on tõsi, jah. ega ta ütlemata ikka ei jäta. Niisiis, ma võtan, meie saade läbi, võtan kruvikeere ja lähen lammutama oma autot. Ja loodame, et Volkswagen praegu seda ei kuulnud. Mitte kuulamaks Volkswagen, jah, kuulamiseks Volkswagen. Kaua sul garantii on väga kaua ei ole, Volkswagenit hästi lühike garantii. Ma ostsin pikendatud garantii. Mul on pärast leasingperioodi lõppu on ikka veel garantii. Aga see on muidugi väga huvitav selle garantii osas just, et kui sa elektroonika kallal, et mis hetkel sa rikud garantii tingimusi, et sa lähed, sa ütled tõesti, mul auto on avariirežiimis, ma ei tea, mis juhtus. Ja siis tegelikult vaadatakse, et sa oled seal mis oli OBD2. No vaat ega seda on kasutatud. Aga selle OBD2 kohta sinna küll garantii absoluutselt ei ulatu, sest see konnektor on tegelikult, sina ei saa mitte kuidagi, ta annab ainult välja, et ta sisse ei anna. Välja, jah, et sa ei saa sealt tegelikult midagi katki nagu teha, eks ole, et sealt sa lihtsalt nagu loed, et võib-olla on muidugi võimalik, kui sa pistad sinna mingid euroseid münte või midagi muud, et võib-olla midagi juhtub. Ei no autot ära lõhkuda saab ikka iga üks. Aga põhimõtteliselt, kui sa paned sinna selle adapteri ja sellega vaatad, et see nüüd ilmselt seda auto garantiid küll ei lõpeta või ka kas või ma ikka julgeks väita, et see keskseadme vahetus, mis on multimeedia seade, et seda saab alati autotootja käest ju küsida. Ma loodaks ka, et need, selles mõttes, et ta ei ole nüüd päris nii, et kui ma vahetan keskseadme ära, aga mul läheb mingisugune pool telg katki, et siis tuleb keegi ütlema, mis te siin teinud sorry, et teil on teine makk on autos. Seda me küll ei võta. Aga ikka küsida muidugi tasub, sest et mõne sa tea. See ei ole võimatu, et nii on. Ei ole, pärast maksad jälle 1,2 miljonit. Meie saade on totaalselt üle aja läinud seekord ja meeldiv on öelda, et meie saade on selleks korraks läbi. Aitäh kõigile ja kuulmiseni nädala pärast.